terve keha, terve vaimu siis 5 momenti, mis Ajurvedas öeldakse siis. Et see on öeldud küll Ajurveda kohta, justkui paistab, et et arstitädi tuleb sind ravima, et siis sa pead nagu 5 momenti järgima, aga tegelikult seda saab paralleeli tõmmata ka bhakti joogas või siis kuidas hing taastab oma suhet algse allikaga, eks ju, kõige kõrgemaga. Esimene, siis seal öeldakse, esimene punkt on see, et sa pead uskuma arsti, et see arst toimib. Kui sa ei usu seda arsti, siis ei ole mõtet raha raisata ja sinna minna, eks ju, et saab samamoodi vaimse õpetajaga, vaimse juhendajaga, eks ju. See on nagu eraldi küsimus, et kuidas me sinna jõuame, kuidas meile usaldus tekib, eks ju, see on eraldi filosoofia, aga lihtsalt võtame selle nagu aluseks, et me leidsime inimese, keda me usaldame, kes meid innustab vaimses elus ja kes on meie hea soovija ja nüüd me panustame tema peale, proovime siis olla nagu hea õpilane või hea patsient. Nii, siis on uskuda arsti rohtudesse, mis ta meile kiirutab, näed, sa pead seda võtma, seda sööma, seda, eks ju. Täpselt samamoodi on vaimse õpetajaga, ta annab mingi meetodi, eks ju. Näed, et vend, et tubli, et ilusad sentimendid, armastus nii ja naa, aga nüüd tuleb hakata ka nagu praktikasse võtma, nagu praktilisse ellu neid asju, seal palvetamine, meditatsioon või ükskõik seal. Neid ettekirjutusi on palju, kuidas see transformatsioon käib, et normaalseks tagasi saada. Kuigi see paistab justkui nagu religioosne või mingi koolkonna, mingi praktikad, aga see on lihtsalt luksutab need paika, eks ju, ise endale lähemale nendest väliskihtidest, samastamiste kihtidest, eks ju. Siis me peame, kolmas moment on, siis me peame usaldama arsti assistente. Ütleme, et sa oled kuskil sanatooriumis või kuskil, siis seal on massasöörid ja kes seal protseduure läbi viivad ja siis bhakti joogas on see nagu pühendunud, teised vaimsed inimesed, kes hinnustab, kellega saad mõistust avada, keda saad aidata, kes on võib-olla noorem pühendunu ja see suhtlus on hästi tähtis sotsiaalne suhtlus, et Rupa Goswami ütles, et see on nagu üks suur pühak, et see on üks kõige tähtsam faktor üldse suhtlusest, läbi suhtluse tuleb see innustus ja jagad mõtted ja muutub nagu magusaks see vaimne elu, muidu lihtsalt paned toorest, eks ju. See on kolmas moment. 4. moment on järgida protsessi, et ta nagu kirjutab sulle mingi asja, kuidas sa pead nagu elama, eks ju. Vaimse elus on ka saatana bhakti, eks ju, süsteem. Siis sa ei tohi, siis järgmine moment on, et arstitädi ka, et sa järgid protsessi, et ei tohi nagu, või need asjad, mida ei tohi nagu, ütleb, et kui sa tahad, et see minu ravimeetod toimib, siis elame ei ole nagu see, ma ei tea, enne ööd ei söö pats leiba ära või tõmba, proovi pulbrit ninna, mitte tõmmata valgelt pulbrit, eks, kui sa tahad terveks saada, eks, sa pead nagu protsessi järgima. Ja vaimne õpetaja ka ütleb, et kuule, et näed, et sa pead nagu seda, nagu arst ütleb dieeti järgima, seda süsteemi järgima, eks ju. Ja siis tegelikult järgmine sarnane asi Ajurvedas on ka, et sa pead nagu protsessi järgima ja siis, nagu ma ütlesin, asju, mida sa ei tohi teha nagu enam. Kui sa tahad, et see toimib, eks ju. Et vaimse elus on ka, et juhtub ikka tõusud ja mõned, aga see nüüd nii päris ei ole, et nüüd ma otsustasin. Aga põhimõte on ikka see, et sa saad aru, mis on hea ja halb su jaoks, eks ju. Täpselt nagu arst ütleb tervise jaoks, nii vaimse elus ka, eks ju. Et seal oli ka, keegi rääkis, see oli ka Ajurveda kaalulangetus mingisse programmi kuhugi sanatooriumisse tulnud ka mingi naine, eks ju. Ja ütles mingi hetk, et ei toimi teil protsess, näed, mul on lähe kaal alla. Pärast leidi suur kotitäis küpsiseid, eks ju. Et niimoodi hommikul, õhtul ja lõunal nagu nosis need küpsised, Et meil on ka, me võime ka öelda, et vaimne protsess ei toimi, ma proovisin, eks ju. No jaa, aga kui sa proovid, kuidas sa öelda, arst kirjutab, et võtad seda rohtu 60 päeva ja sina võtad ainult 3 päeva, ütled, et ei toimi see arstirohuvärk või paned kartulid mulda, ütled, ei tule kartulit pärast 3. päeva. Midagi on valesti siin nagu. Kartul on oma aeg, eks ju. Ettekirjutust aeg. Võt selline vaimses elus ka, eks ju, et kui sa kõiki protsessi järgid, siis sa pead olema kannatlik ja see ei ole päris nii, et sina otsustad, millal sa ma juba 4 päeva lugesin mantrat ja mediteerisin, et tulemust ei ole nägemist. Võt sellised lihtsad õppimise ja eesmärgini jõudmise printsiibid, nii arstitädi juures Ajurvedas, need 5 printsiipi, eks ju, kui ka siis puhtas vaimses elus või püüdlustes.